Tere tulemast tagasi. Jätkame linna teemadega, mis puudutavad meid kõiki või vähemalt kõiki neid, kes vähegi plaanivad nina kodunt välja vista ja liigelda trajektooril Tallinna Sadam, Tallinna lennujaam. Uus trammiliin on linna kihevile löönud. Jah, tahes-tahtmata toob see endaga kaasa ebameeldivusi, seda enam, et endiselt käivad remonttööd veel ka Pronksi ja Jõe tänaval. Mille nimel me siis hetkel kannatame ja kuidagi meenub koheselt selle projektiga ka Reidi tee. Huvitav küll, miks? Järgmised 2 aastat saavad Tallinna kesklinnas olema keerulised. Ees on ootamas viimaste aegade kõige ulatuslikumad liikluskorralduse muudatused. Algab Vanasadama trammiliini ehitus, mis toob endaga kaasa ebamugavusi ja paratamatult ka elanike pahameelt. Tuleb arvestada, et mitmed kohad muutuvad läbipääsetamatuks. Ta võib olla veidike tüütu, aga samas ma saan aru, et see on vajalik. Nii et on vaja asjad ära teha lihtsalt. No muidugi see on ebamugav, aga kui selline eesmärk, et ehitada midagi uut, see on muidugi tore. Ja et võib-olla saab kannata natukene. Samal ajal peaks mõtlema selle, et ummikuid ei oleks. Et see on suhteliselt keeruline ülesanne, aga minu arust on rumal teha kõiki muudatusi korraga ja terve linn selle tõttu kinni panna. Kui see jälle tõstab rattaga liiklemise võimaluse, siis on jälle okei. Kui reaalselt jõuab see märk meile tee ette, et edasi tee on kinni, siis nii mõnigi kogeb seda pahameelt, kes isegi praegu veel ei mõtle selle muudatusele. Kui pannakse lemmiktee kinni, siis inimesed on ikka pahased. On loomulik, et elanikud on alguses tõrksad, ent aja möödudes mõistetakse, et tulemus oli kannatust väärt. Paralleele võib tõmmata mitmete teiste Tallinna suurehitustega. Praegu ei kujuta elu ette näiteks Ülemiste liiklussõlme või Reidi teeta. Nendegi puhul on tulnud taluda suuremaid ja väiksemaid ebamugavusi ja ajutisi ümberkorraldusi, mis on tõstatanud küsimuse, milleks seda kõike vaja on. Mina just eile kuulasin pealt 2 bussijuhi vestlust ja üks bussijuht hakkas justkui muretsema, ei tea, kui see Laikmaa pannakse ikka kinni, et siis kuidas see liiklemine on ja siis teine ütles, et mida sa ette muretsed, eks ole, ei ole vaja nii palju ette mõelda. Ja mina hakkasin mõtlema selle peale, et huvitav nii erinevad inimesed, ühed mõtlevad ette, ühed muretsevad juba ette, et kuidas ja mismoodi ja tõesti põevad selle pärast, et kuidas on, mis on nende tervise koha pealt muidugi ei ole väga okei, aga planeerimise koha pealt see on tegelikult väga hea strateegia, sest just nemad võidavad. Sest nemad on need inimesed, kes tõesti vaatavad kuhugi kaardi peale, uurivad, jätavad meelde, loovad uut marsruudi iseenda jaoks. Igaüks meist võiks hakata juba praegu mõtlema alternatiivsete võimaluste peale, kuidas jõuda punktist A punkti B. Kindel on aga see, et edaspidi tuleb varuda palju rohkem aega. Vanasadama trammiliini ehituse esimeses etapis suletakse liiklus Gonsiori tänava kesklinnast väljuvalt suunal Laikmaa ja Reimanni tänava vahel ning Laikmaa tänaval Gonsiori ja Narva maantee vahel suunaga Narva maantee poole. Hästi lihtne on öelda kindlasti seda, et vältige üldse kesklinna. Et siin on omad põhjused ka, et kui me suudame seda autode voolu väiksena hoida, siis me saame ka rohkem vabamalt ühistranspordi liikuda lubada. Suuremad ümbersõidud meil on tähistatud, kaugemad ümbersõidud, see on siis juba Laagnatee, Juhkentali, Liivalaia, et neid marsruute kasutada ja samuti Reidi tee kaudu siis ümber sõita, et Narva maanteed ja järgmisest nädalast siis Gonsiori tänavat ka vältida. Esimene etapp, mis kestab 7. märtsist 3. aprillini, mõjutab ka bussiliiklust. 14. märtsil suletakse Sadama piirkonnas Kai tänav, kuid Sadamani tagatakse ligipääs. Uue trammiliini ehitamine seob Tallinna Vanasadama praeguste ehk nii-öelda vanade liinidega. Ühte trammivõrku saavad ühendatud linna merevärav, lennuvärav ja rajatav Rail Balticu ühistranspordikeskus Ülemistel ehk siis bussi- ja rongiliinid. Me hakkame tulema siis Kivisilla Gonsiori maneesi ristmikult, kus praegu käib tramm otse üle. Me keerame selle trammiga Gonsiori tänavale, liigume siis Estonia puiestee poole mineval tee poolel, jõuame siia selja taha Kaubamaja ristmikule, siit keerame paremale, liigume Narva maantee poole, trammiteega oleme sisuliselt tee keskel ja siis 2 poole temast tekivad siis ühistranspordi sõidurajad.
Ümber ehitatakse ka kaubamaja tunnel, jalakäijad tuuakse tagasi maa peale. Tunnel ära ei kao, kuid tulevikus saab seda kasutada alternatiivse võimalusena. Fakt on see, et järgmised 2 aastat saavad olema kesklinnas väga keerulised, kuid nagu Reidi tee puhulgi, mis valmistas vastakaid arvamusi ja paksu verd, nii ka praegu kõik kannatused ainult parema tuleviku nimel. Koos Vanasadama trammiliini loomisega uueneb ka linnaruum. Kaubamaja juures paiknev linna üks tihedamaid ristmikke muutub turvaliseks ja mugavamaks nii jalakäijatele, jalgratturitele kui ka vaegliikujatele. See on vajalik meie kogu trammiliinide võrgustiku arendamiseks. Praegu on meil suur pudelikael hobujaamas ja kui me tahame näiteks liine pikendada, uusi liine juurde tuua, panna rohkem tramme sõitma, me hobujaama pärast praegu ei saa seda teha, Vanasadama trammiliin seda probleemi lahendab. Me saame aru, et need muudatused valmistavad väga palju ebamugavust inimestele, ent see on kõige kiirem võimalus ehitada uus trammiliin. Linna arenguvaatest on Vanasadama trammiliini ehitustööd hädavajalikud. Ümbersõiduskeemid on leitavad võrguleheküljelt tallinn.ee/Vanasadama tramm. Ühistranspordi muudatusi saab jälgida otse veebist transport.tallinn.ee. Ehitustööd peaks valmima 2025. aasta veebruaris.